Kui arhiivitöötajad avasid 1990. aastate alguses vanad, aastakümneid suletud toimikud, leidsid nad sealt midagi, mida ametliku ajaloo järgi ei oleks tohtinud eksisteerida. Need olid nimekirjad, lepingud ja varjatud korraldused, nii tundlikud ja plahvatusohtlikud, et isegi paljud toonased kõrged riigiametnikud ei teadnud nende tegelikku sisu. Kuid kohe pärast esimeste uurimuste ilmumist tundus, et osa nendest tõenditest vajus taas unustuse hõlma, justkui keegi ei tahaks, et me neid näeksime. See paber, millele olid trükitud uue riigi esimesed suured saladused, võis toona maksta nii mõnegi mehe karjääri või isegi elu. Kes püüdis neid dokumente varjata? Ja mis peamine, mida täpselt need koletunud, salajaste templitega paberid meie rahvusliku uhkuse, maareformi kohta varjasid? Meile kõigile on õpetatud ühte ja sedasama ilusat lugu. Lugu sellest, kuidas noor ja vapper Eesti Vabariik võttis 1919. aastal vastu ajaloolise maaseaduse. See pidi olema ülim õigluse triumf, mis murdis 700 aastat kestnud baltisaksa aadli ülemvõimu ja andis maa tagasi neile, kes seda oma higi ja verega harisid. See on narratiiv, mida on korratud kooliõpikutes, pidupäevakõnedes ja ajalooülevaadetes. Kuid iga suure ja särava müüdi taga peitub alati üks teine, palju tumedam ja keerulisem tõde. See tõde on peidetud ridade vahele, unustatud arhiivikarpidesse ja nende inimeste mälestustesse, kes nägid pealt, kuidas rahvusliku aate varjus pandi alus uuele, halastamatule ja omakasupüüdlikule eliidile. 1919. aasta oktoobris, kui Asutav Kogu maaseaduse vastu võttis, oli olukord riigis kriitiline. Peaminister Otto Strandman, Tööerakonna juht ja külmavereline jurist, seisis silmitsi eksistentsiaalse ohuga. Ta teadis suurepäraselt, et kui noor riik ei anna talupoegadele maad, teevad seda enamlased ja sel juhul oleks kogu iseseisvuspüüdlus määratud hukule. Strandman oli pragmaatik. Ta mõistis, et seadus, mis konfiskeeris 1065 mõisat ehk 96,6% kõigist suurmaavaldustest, oli juriidiliselt äärmiselt küsitav. See oli pretsedenditu samm, mis võõrandas üle 2,34 miljoni hektari maad ja seda kõike algselt ilma ainsagi sendi kompensatsioonita. Lääneriigid ähvardasid noort riiki boikotiga, kuid Strandman jäi endale kindlaks, lausudes oma kuulsad sõnad, et nad ei tee seal juriidikat, vaid teevad riiki. Kuid see, mis paberil tundus riikliku päästeoperatsioonina, muutus kohapeal sageli kaoseks ja varjatud riisumiseks. Kujutlege seda pilti, vana parun, Eestimaa rüütelkonna viimane peamees Eduard von Dellingshausen seisab oma esivanemate saalis ja vaatab pealt, kuidas riigiametnikud müüvad oksjonil tema perekonna sajanditevanust mööblit, maale, hobuseid ja isegi isiklikke esemeid. Koos maaga võõrandati ju ka kogu mõisate elus ja eluta inventar. Need oksjonid ei olnud lihtsalt majanduslikud tehingud, need olid sotsiaalse kättemaksu ja uue võimu kehtestamise rituaalid. Kuid kes olid need ostjad? Need ei olnud lihtsad talupojad, kellel polnud sageli raha isegi leivavilja ostmiseks. Ostjateks olid uued Eesti riigiametnikud, poliitikute sugulased ja osavad ärimehed, kes soetasid hindamatuid väärtusi sandikopikate eest. See oli esimene märk sellest, et suurvarade ümberjagamine ei pruugi teenida kogu rahva, vaid hoopis ühe kitsa kildkonna huve. Ametlik statistika räägib meile 56 000 uue asundustalu loomisest. See kõlab nagu tohutu edulugu. Kuid kui me vaatame lähemalt, milliseid maid ja millistel tingimustel jagati, hakkab see ilus fassaad murenema. Tuhanded inimesed nõudsid korraga maad, süsteem oli ülekoormatud ja selles segaduses avanesid uksed neile, kes oskasid õigetest hoobadest tõmmata. Kuidas on võimalik, et rahvusliku vabadusvõitluse kõige püham eesmärk muutus nii kiiresti vahendiks, millega kindlustati uue poliitilise ladviku majanduslik baas? Mis aga sai nendest kõige väärtuslikumatest varadest tegelikult ja kes olid need nähtamatud käed, mis riisutud rikkuse kokku korjasid? Mõned päevad enne maaseaduse lõplikku vastuvõtmist saabus peaministri kabinetti hilisõhtune külaline, keda ei kantud ühtegi ametlikku külaliste raamatusse. Eksisteeris vaikiv kokkulepe, et teatud isikud, uue riigi majanduslikud arhitektid ja parteide rahastajad omasid õigust sellisteks nähtamatuteks visiitideks. Millest nad seal suletud uste taga rääkisid, on jäänud saladuseks, kuid koridoris viibinud ametnikud kuulsid summutatud, ent pingelisi hääli. Kui see tundmatu külaline lõpuks lahkus, oli uue Eesti Vabariigi majanduslik vundament jaotatud viisil, mis pidi jääma varjatuks aastakümneteks.
See oli hetk, mil otsustati mitte ainult maa, vaid ka tõelise rikkuse, tööstuse, metsade ja infrastruktuuri saatus. Ametlik ajalugu armastab rääkida kangelastest ja ohverdustest, kuid vaikib sageli nendest, kes kulisside taga niite tõmbasid. Üks selline mees oli põllutööminister Theodor Pool. Esmapilgul oli ta lihtsalt asjalik agronoom, mees, kelle õlule langes tänamatu ülesanne lahendada see tohutu kaos, mis tekkis, kui kogu riigi maaomand üleöö riigistati. Ta esines avalikkuse ees kui rahvateener, kes püüdis luua korda ja õiglust. Kuid just tema allkirjaga liikusid kõige magusamad maatükid, kõige tulutoovamad ettevõtted ja kõige väärtuslikumad metsad õigetele äkki inimestele. Pool ei pruukinud olla kurjategija klassikalises mõttes, kuid ta oli süsteemi arhitekt, mis võimaldas seaduslikku riisumist. Ta oli mees, keda usaldati, kuid kelle bürokraatlikud otsused lõid uue, varjatud aristokraatia. Kõiki konfiskeeritud mõisaid ei jagatud kohe laiali. Osa neist jäeti riigimõisateks, ametliku põhjendusega, et riik vajab kohti seemnevilja ja tõukarja tootmiseks. See kõlas loogiliselt ja riigimehelikult. Kuid tegelikkus oli midagi hoopis muud. Nende riigimõisate valitsejateks ja direktoriteks määrati hämmastava järjekindlusega Otto Strandmani juhitud tööerakonna liikmed, nende sugulased või lähedased äripartnerid. See oli tööerakonna toiduahel, mis toimis laitmatult. Riigimõisaid majandati sageli meelega kahjumlikult. Riigi raha eest osteti kalleid traktoreid ja moodsat tehnikat, samal ajal kui toodetud vili ja liha müüdi varjatult mustal turul maha. Ja kui mõis oli lõpuks kunstlikult pankroti äärele viidud, astusid mängu needsamad valitsejad või nende variisikud, kes erastasid kogu kompleksi võileivahinna eest. Veelgi tulusam äri käis aga viinavabrikute ümber. Eesti Vabariigi algusaastatel oli piirituse tootmine üks väheseid kindlaid ja massiivseid sissetulekuallikaid. See, kes sai endale mõisa viinavabriku, sai sisuliselt isikliku rahamasina. Nende vabrikute jagamine ei toimunud avalikel enampakkumistel ega läbipaistvate kriteeriumite alusel. See toimus rangelt suletud uste taga, ministeeriumite hämarates koridorides, kus poliitiline lojaalsus ja parteiline kuuluvus maksid rohkem kui igasugune majanduslik loogika. Samal ajal püüdsid mõned endised Balti-Saksa omanikud oma vara päästa, kirjutades selle fiktiivselt eestlastest advokaatide või äripartnerite nimele. Paljud neist eestlastest, tankistidest, aga petsid oma endisi peremehi, keeldusid vara tagastamast ja said üleöö suuromanikeks, kasutades ära uue riigi seadusandlikku segadust. Kuidas suutis see uus, rahva nimel tegutsev eliit luua süsteemi, kus riigi päästmise sildi all täideti isiklikke taskuid ja kes seisis selle püramiidi kõige tipus? Kellele see kõik tegelikult kasulik oli? Pärast seaduse jõustumist ja mõisate ülevõtmist sai üks kitsas ringkond endale kõik, valmis kivimajad, toimivad laudad, hoolitsetud viljapuuaiad ja tulutoovad veskid. Kas see oli lihtsalt juhuslik asjaolude kokkulangemine, bürokraatlik paratamatus noore riigi ülesehitamisel? Või oli tegemist hoolikalt planeeritud operatsiooniga, kus rahvusliku vabadusvõitluse ja sotsiaalse õigluse varjus viidi läbi ajaloo suurim varade ümberjagamine valitute kasuks? Jälgime seda majanduslikku ja poliitilist jälge, mis viib poristest kaevikutest ja veristest lahinguväljadest otse uue võimu luksuslikesse, mahagonipuust mööbliga sisustatud kabinettidesse. Kahurimürin oli veel lähedal, rindel valati verd ja iga tund oli arvel. Vabadussõda käis ja Eesti sõdurite moraal oli langemas. Maaseadus oli see meeleheitlik lubadus, mis pidi mehed kaevikutes hoidma. Neile lubati maad, oma isiklikku tükikest isamaast, mille eest nad oma eluga riskisid. Kuid reaalsus, mis neid pärast sõja lõppu ees ootas, oli sageli kibe ja alandav. Kujutlege tundmatut vabadussõja invaliidi, meest, kes jättis rindele oma jala ja tervise. Ta lootis saada talu, kus oma perega väärikalt elada. Kuid 1921. aastal määrati talle kuskil kauges rabaservas 10 hektarit läbipääsmatut võsa. Tal polnud raha ehitusmaterjalideks, tal polnud hobust ega atra. See maa, mis pidi olema tema tasu, muutus talle koormaks. Samal ajal, kui lihtsõdurid võitlesid kändude ja soodega, jagati kõrgematele ohvitseridele, poliitikutele ja nende lähikondlastele niinimetatud autasumaid. Need ei olnud võsastunud maatükid. Need olid mõisasüdamed, sajandite jooksul välja ehitatud infrastruktuuriga keskused. Isegi rahvuskangelane, kindral Johan Laidoner, sai endale Viimsi mõisasüdame.
Kuigi tema teened riigi ees olid vaieldamatud, tekitas selline varanduse sülle kukkumine lihtsõdurites sügavat kibestumist. Kontrast oli karjuv. Üks mees kulutas oma viimased sendid, et osta peotäis naelu oma soohütti ehitamiseks, samal ajal kui teine kolis sisse valmis Häärberisse, mille väärtus ületas 1000 kordi tavalise töölise eluaegse teenistuse. See oli reetmine, mis lõi sügava lõhe uue riigi kodanike vahele. Kuid kõige jultunum rikastumise skeem rullus lahti metsades. Enne kui noor ja kogenematu riigiaparaat suutis kõik konfiskeeritud metsad arvele võtta ja valve alla panna, anti poliitiliste sidemetega ärimeestele, keda rahvasuus hakati kutsuma tõusikuteks, erakordselt soodsad raieload. Mõisate põlismetsad raiuti halastamatult lagedaks. Puit laaditi laevadele ja müüdi kalli välisvaluuta eest Inglismaale ja teistesse lääneriikidesse. See tohutu kasum ei jõudnud aga riigikassasse, et toetada neid samu vaeseid asunikke. See raha rändas erakondade mustadesse kassadesse ja poliitikute isiklikele pangaarvetele. See oli rahvusliku rikkuse süstemaatiline hävitamine isikliku ahnuse altaril. Kas see oli paratamatu hind, mida tuli maksta vabaduse ja riigi püsimajäämise eest, või oli see lihtsalt küüniline reetmine, mille tagajärgi ja moraalseid arme me keeldume tunnistamast isegi täna? Aga mis sai neist inimestest, kes pidid seda süsteemi seestpoolt vaatama? Nendest, kes nägid oma silmaga, kuidas õilsad loosungid muutusid igapäevaseks petmiseks ja kuidas rahvuslik unistus muutus isikliku rikastumise vahendiks. 1921. aasta kevadel, kui esimesed asunikud hakkasid oma uutele maatükkidele jõudma, töötas Põllutööministeeriumi arhiivis üks vaikne ja südametunnistuslik ametnik. Tema nimi oli Juhan Kask, 32-aastane mees, kes oli uskunud kogu südamest maareformi õiglasesse eesmärki. Ta oli see, kes pidi registreerima kõik maajaotuse otsused, kontrollima dokumentide õigsust ja tagama, et iga taotlus vastaks seadusele. Kuid iga päevaga, mida ta seal veetis, muutus tema usk tuhmimaks ja tema käed värisemaks. Kask nägi, kuidas tema laua peale jõudsid taotlused, mis olid juba ette allkirjastatud kõrgemate ametnike poolt, kuigi kõik formaalsed kontrollid olid veel tegemata. Ta nägi, kuidas teatud nimede puhul kadusid kõik takistused nagu võluväel, samal ajal kui lihtsate sõdurite avaldused jäid kuudeks ootele või lükati tagasi kõige väiksemate vormivigade tõttu. Ühel õhtul, kui ta jäi kontoris üksi, avas ta ühe salajase toimiku, mida hoiti lukustatud kapis. Seal oli nimekiri, mida ei tohtinud eksisteerida. See oli nimekiri inimestest, kellele oli ette määratud saada kõige väärtuslikumad maatükid ja selle nimekirja koostamise kuupäev oli varasem kui maaseaduse ametlik vastuvõtmine. Kask mõistis sel hetkel, et kogu süsteem oli alates algusest manipuleeritud. Ta istus seal pimedas kontoris, hoides käes paberit, mis võis lõhkuda kogu rahvusliku müüdi, ja mõtles, mida ta peaks tegema. Järgmisel hommikul oli toimik kadunud. Keegi oli käinud öösel kontoris ja võtnud selle ära. Kaski ei küsitletud, talle ei öeldud midagi, kuid ta sai selge sõnumi. Mõni nädal hiljem viidi ta üle teise osakonda, kaugele maajaotuse otsuste tegemisest. Ta ei rääkinud sellest kunagi avalikult, kuid oma päevikusse, mida tema lapselapsed leidsid alles aastakümneid hiljem, kirjutas ta ühe lause, mis võtab kokku kogu selle traagilise aja. Ma nägin, kuidas meie unistus müüdi maha enne, kui see jõudis rahvani. Kas Kask oli ainus, kes nägi seda tõde? Või olid seal veel teised, kes vaikisid hirmust, karjäärist või lihtsalt lootusetusest? Ja kui paljud neist, kes täna räägivad maareformist kui rahvusliku triumfi hetkest, teavad, et selle vundamendis on peidetud sellised lood? Kuid see, mis toimus ministeeriumide koridorides, oli vaid üks pool tõest. Teine pool mängis lahti seal, kus maa ja võim füüsiliselt kohtusid, endistes mõisates, mis olid nüüd muutunud riigimõisateks. Üks selline koht oli Järvamaal asuv Kärumõis, mis oli kunagi kuulunud jõukale baltisaksa perekonnale von Rosen. Pärast konfiskeerimist määrati selle valitsejaks mees nimega August Tamm, Tööerakonna aktiivne liige ja Otto Strandmani isiklik tuttav. Tamm ei olnud kunagi varem põllumajandusega tegelenud. Ta oli olnud väikelinnas kaupmees, kuid tal olid õiged sõbrad õigetes kohtades. Kohalikud talupojad, kes olid töötanud selles mõisas põlvest põlve, vaatasid alguses lootusrikkalt, et nüüd, uue korra all, saavad nad õiglasema kohtlemise ja võib-olla isegi osa sellest maast endale. Tamme esimene tegu oli vallandada kõik vanad töölised ja palgata nende asemele oma sugulased ja parteikaaslased. Seejärel hakkas ta müüma mõisavara.
Esiteks kadusid parimad hobused, seejärel traktorid ja lõpuks isegi viljavarud, mis olid mõeldud järgmise hooaja külviks. Kõik see müüdi läbi varjatud kanalite ja raha ei jõudnud kunagi riigikassasse. Ametlikult oli mõis kahjumlik, vajas pidevalt riigilt lisatoetusi, kuid tegelikkuses voolas sealt välja tohutu rikkus. Kohalikud inimesed, kes julgesid küsimusi esitada, said kiiresti teada, et uus kord võib olla sama julm kui vana. Üks neist, endine mõisatööline Peeter Saar, läks kaebusega otse Põllutööministeeriumi. Ta võttis kaasa dokumendid, mis tõestasid Tamme pettusi. Kuid tema kaebus ei jõudnud kunagi ministri lauale. Selle asemel ilmus Saare koju 2 meest, kes soovitasid tal oma tervisest hoolida ja mitte segada riiklikke asju. Saar vaikis, nagu vaikisid paljud teised. Kuid tema süda oli murtud. Ta oli võidelnud vabadussõjas, uskunud, et nad ehitavad uut ja õiglasemat riiki, kuid nüüd nägi ta, et võim lihtsalt vahetas omanikku, mitte iseloomu. Käru mõis jätkas oma allakäiku, kuni 1924. aastal see lõpuks erastati. Ostjaks oli August Tamme vend, kes sai kogu kompleksi hinna eest, mis oli väiksem kui 1 traktori tegelik väärtus. See ei olnud erand. See oli reegliks saanud muster, mis kordus üle kogu Eesti. Riigimõisad olid muutunud legaalseks röövskeemiks, kus riigi vara liikus süstemaatiliselt valitute taskutesse. Kes lõi selle süsteemi? Kes andis vaikiva loa selliseks tegevuseks? Ja miks ei julgenud keegi seda peatada? Kuid kõige valusamad lood ei tulnud mitte ministeeriumitest ega riigimõisatest. Need tulid väikestest talumajadest, kuhu jõudsid need, kes said lõpuks oma maa. Lääne-Eestis, Lihula lähedal elas naine nimega Liisa Rebane. Tema mees oli langenud vabadussõjas Paju lahingus 1919. aasta jaanuaris. Liisale jäi 2 väikest last ja lubadus, et langenud kangelase lesk saab maa. Ta ootas 2 aastat. Lõpuks, 1921. aastal, sai ta teate, et talle on määratud 8 hektarit maad. Kui ta kohale jõudis, seisis ta nutma. See ei olnud maa. See oli soo ja kivide segu, kus ei kasvanud midagi peale kadaka ja võsa. Lähim talu oli 5 kilomeetrit eemal, teed ei olnud ja talvel oli see koht täiesti ligipääsmatu. Liisa üritas. Ta müüs kõik, mis tal oli, et osta paar lammast ja mõned tööriistad. Ta ehitas oma kätega väikese ojakääru, kus nad 3 lapsega elasid. Kuid esimene talv oli jõhker. Lapsed haigestusid, toit sai otsa ja abi ei tulnud. Kevadel, kui lumi sulas, leidis naabertalu peremees Liisa ja tema lapsed poolsurnult. Nad olid elanud nädalaid ainult kaerahelvestest ja lumest sulatatud veest. Kohalik vald saatis aruande Põllutööministeeriumisse, paludes abi või vähemalt maa vahetamist millegi elukõlbliku vastu. Vastust ei tulnud kunagi. Liisa lugu ei ole ajalooraamatutes. Tema nimi ei ole üheski mälestusmärgis. Kuid tema saatus kordus tuhandete teiste perede elus, kes said maa, mis oli pigem karistus kui autasu. Samal ajal, kui Liisa Rebane võitles ellujäämise eest soos, istus Tallinnas endises von Uexkülli mõisas, mis oli nüüd muudetud luksuslikuks eluasemeks, üks kõrge riigiametnik. Tema kabinetis oli mahagonipuust mööbel, seintele olid riputatud vanad meistriteosed, mida ei olnud tagastatud endistele omanikele, ja laual seisis kristallist klaas, täis parimat Prantsuse konjaki. See mees ei mõelnud kunagi Liisa Rebasele ega tuhandetele teistele. Ta mõtles sellele, kuidas kindlustada oma perekonna tulevikku, kuidas laiendada oma mõjuvõimu ja kuidas tagada, et tema lapsed päriksid selle rikkuse, mille ta oli nii osavalt kogunud. Kas see kontrast on lihtsalt elu ebavõrdsus, paratamatu osa igast ühiskonnast? Või on see süsteemne ebaõiglus, mille loojad ja kasusaajad peaksid vastutama? Kes kannab vastutust nende inimeste eest, kes usaldasid süsteemi ja said vastutasuks ainult kannatusi? Kes peaks vastama küsimusele, miks rahvusliku vabaduse nimel tehtud reform muutus nii paljude jaoks isiklikuks tragöödiaks? Ja kas me oleme valmis tunnistama, et meie uhkuse allikas, see suur maareform, oli samal ajal ka üks suurimaid reetmisi Eesti ajaloos? Kuid oli ka neid, kes nägid seda kõike ja otsustasid rääkida. Üks neist oli arst doktor Karl Vainola, kes töötas 1920. aastatel Tartu Ülikooli kliinikumis. Vainola ei olnud poliitik ega aktivist, ta oli lihtsalt arst, kes nägi oma patsientide seas üha rohkem neid, kes kannatavad mitte haiguste, vaid vaesuse ja lootusetuse käes.
Tema vastuvõtule tulid endised sõdurid, kelle kehad olid purustatud sõjas ja kelle hinged olid murtud pettumuses. Nad rääkisid talle lugusid, mida nad ei julgenud kellelegi teisele rääkida. Lood sellest, kuidas nende ohvitserid said parimad maad, samal ajal kui nemad said sood ja kiviklibu. Lood sellest, kuidas nende kaebused kadusid bürokraatia labürindis ja kuidas neid ähvardati, kui nad julgesid liiga valjusti küsida. Vainola hakkas neid lugusid üles kirjutama. Mitte ametlikesse aruannetesse, vaid oma isiklikku päevikusse, mida ta hoidis lukustatud sahtlis. Ta kirjutas üles nimed, kuupäevad, konkreetsed juhtumid. Ta kirjutas sellest, kuidas üks endine kapten, kes oli kaotanud käe Landesvehri sõjas, pidi elama heategevusest, samal ajal kui tema endine polkovnik elas mõisas, kus oli teenijad ja isiklik kokk. Ta kirjutas sellest, kuidas üks noor naine, kelle mees oli langenud, pidi müüma oma keha, et oma lapsi toita, sest riik, mille eest tema mees suri, oli unustanud ta täielikult. Need kirjutised olid Vainola viis säilitada mõistust maailmas, mis tundus olevat kaotanud igasuguse moraali. 1923. aastal otsustas Vainola teha midagi enamat kui lihtsalt kirjutada. Ta võttis ühendust ühe sõltumatu ajalehe toimetajaga ja pakkus oma materjali avaldamiseks. Toimetaja, mees nimega Eduard Laaman, oli tuntud oma julguse poolest, kuid isegi tema kõhkles. Ta teadis, et sellise materjali avaldamine tähendaks sõda võimuga ja see sõda võis lõppeda ajalehe sulgemise ja isegi vangistusega. Kuid Laaman oli ka ajakirjanik, kes uskus tõe jõusse. Ta kohtus Vainolaga salaja ühes Tartu vanalinnas asuvas kohvikus, kus nad rääkisid tunde. Vainola andis talle kõik oma märkmed, kõik nimed, kõik faktid. Laaman lubas, et ta avaldab selle, kuid ta vajab aega, et kontrollida kõike ja valmistuda tagajärgedeks. 2 nädalat hiljem, enne kui esimene artikkel jõudis trükki, tungisid Laamani koju tundmatud mehed. Nad ei olnud politseinikud, neil ei olnud ametlikke volitusi, kuid nad olid selgelt saadetud kellegi poolt, kellel oli võim. Nad ei puudutanud Laamanit füüsiliselt, kuid nad tegid selgeks, et kui ta jätkab, siis tema perekond kannatab. Nad mainisid tema naise nime, tema lastekooli. See ei olnud otsene ähvardus, kuid see oli piisavalt selge. Laaman seisis valiku ees, mida ükski aus inimene ei peaks kunagi tegema, kas ohverdada oma perekond tõe nimel või vaiki ja ela edasi teadmisega, et sa oled reedetud kõike, mida sa usud. Ta valis oma perekonna. Artiklit ei ilmunud kunagi. Vainola märkmed tagastati talle vaikides ja mõlemad mehed ei rääkinud sellest enam kunagi. Kuid see vaikimine ei tähendanud, et tõde kadus. See tähendas ainult, et see muutus varjatud, alla surutud, oodates aega, mil keegi julgeb seda uuesti esile tuua. Vainola jätkas oma tööd arstina, kuid tema silmades oli midagi kustunud. Ta oli näinud, et süsteem ei taha paranemist, see tahab ainult oma võimu säilitamist. Laaman jätkas ajakirjanikuna, kuid ta vältis edaspidi kõiki teemasid, mis puudutasid maareformi või võimu kuritarvitamist. Nad mõlemad elasid edasi, kuid nad kandsid endas teadmist, mis oli nagu haav, mis ei parane kunagi. Kas nende vaikimine oli nõrkus või mõistlik ettevaatlikkus? Ja kui paljud teised, kes nägid tõde, valisid sama tee. Samal ajal, kui Vainola ja Laaman vaikisid, jätkus riigimõisate süstemaatiline rüüstamine. Üks kõige silmatorkavamaid juhtumeid toimus Virumaal, kus asus Rakvere lähedal suur mõisakompleks nimega Sõmeru. See oli kunagi olnud üks rikkamaid mõisaid kogu Eestis, tuntud oma ulatuslike metsade ja viljakate põldude poolest. Pärast konfiskeerimist määrati selle valitsejaks mees nimega Rudolf Kask, kes oli tööerakonna kohaliku osakonna juht. Kask ei olnud rumal mees. Ta mõistis, et kui ta tahab tõeliselt rikastuda, peab ta tegutsema kiiresti ja süstemaatiliselt, enne kui keegi jõuab tema tegevust kontrollida. Tema esimene samm oli saada endale täielik kontroll mõisa metsade üle. Ta palkas eravahendajad, kes hindasid metsa väärtust palju madalamaks, kui see tegelikult oli, ja seejärel müüs ta raieõigused oma enda loodud firmale, mille omanikuks oli tema naine. See firma müüs puidu edasi välismaale, teenides tohutut kasumit. Ametlikult oli riigimõis kahjumis, vajas pidevalt toetusi, kuid tegelikkuses voolas sealt välja rikkus, mis oleks pidanud kuuluma riigile ja lõppkokkuvõttes kõigile Eesti kodanikele. Kohalikud metsavennad, kes olid töötanud nendes metsades kogu oma elu, nägid, kuidas sajanditevanad puud langesid ja kuidas nende kodukohad muutusid lagedaks maastikuks. Üks neist metsavendadest, vana mees nimega Juhan Tamm, ei suutnud enam vaadata.
Ta läks otse Rakvere politseisse ja andis ütlusi Kaski tegevuse kohta. Ta tõi kaasa dokumendid, mida ta oli salaja kopeerinud, mis tõestasid pettust. Politseinik, kes tema ütlusi võttis, lubas, et asi uuritakse. Kuid mitte midagi ei juhtunud. 2 kuud hiljem leiti Juhan Tamme surnukeha metsast. Ametlik versioon oli, et ta oli komistanud ja löönud pea vastu kivi. Kuid kohalikud inimesed teadsid paremini. Tamme peas oli haav, mis ei sobinud kokku kukkumisega. Tema surma ei uuritud kunagi korralikult. Tema perekond sai vaikiva sõnumi: ärge küsige, ärge uurige, ärge rääkige. Kas Juhan Tamme surm oli tahtlik mõrv või lihtsalt õnnetu juhus? Me ei tea seda kunagi kindlalt, sest tõendeid ei ole. Kuid see, mida me teame, on see, et pärast tema surma ei julgenud enam keegi Sõmeru mõisa asjadesse sekkuda. Rudolf Kask jätkas oma tegevust veel 5 aastat, kuni ta lõpuks erastis kogu mõisa oma variisiku kaudu. Ta sai üleöö üheks rikkamaks meheks Virumaal. Ta ehitas endale suure maja Rakverre, ostis autosid ja saatis oma lapsed õppima välismaale. Tema rikkus oli ehitatud varastatud riigimetsadele ja vaikimisele, mida jõhkrus ja hirm olid loonud. Aga kes pidi teda peatama? Kes pidi kaitsma neid, kes julgesid tõtt rääkida? Vastus sellele küsimusele viib meid tagasi Tallinna, tagasi nende kabinettidesse, kus istusid mehed, kes said kõigest aru, kuid kes valisid vaatamise teise poole. Otto Strandman, peaminister ja maareformi arhitekt, ei olnud pime ega rumal. Ta sai regulaarselt aruandeid korruptsioonist, kuritarvitustest ja vägivallast. Tema lauale jõudsid kaebused, palved, meeleheitlikud kirjad. Kuid ta ei teinud midagi. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud ise otseselt korrupteerunud, vaid sellepärast, et ta mõistis, et kogu süsteem, mille ta oli loonud, seisis selle vaikimise peal. Kui ta oleks hakanud uurima ühte juhtumit, oleks kogu püramiid kokku varisenud. Tema poliitiline võim, tema erakonna tulevikud, kogu uue riigi stabiilsus, kõik see seisis selle vaikiva kokkuleppe peal, et teatud asju ei küsita ja teatud inimesi ei puututa. Strandman oli teinud oma valiku juba ammu. Ta oli otsustanud, et riigi ellujäämine on tähtsam kui individuaalne õiglus. Ta uskus, või vähemalt ta ütles endale, et ajalugu mõistab teda õigeks, et tulevased põlvkonnad näevad ainult suurt pilti, sõltumatut Eestit, mitte neid väikeseid traagilisi lugusid, mis jäid selle suure pildi varju. Kuid kas ajalugu tõesti mõistab õigeks? Või peaksime me, kes elame täna, esitama need ebamugavad küsimused, mida Strandmani kaasaegsed ei julgenud esitada? Kas riigi ellujäämine õigustab tõesti igasugust ohvrit, igasugust vaikimist, igasugust verd? Kuid kõige sügavam ja kõige valusam tõde peitub mitte selles, mida süsteem tegi, vaid selles, mida see tegi inimeste hingedega. Maareform ei muutnud ainult maavaldust, see muutis kogu ühiskonna moraali. See õpetas inimestele, et seadused on need, kes on võimul, et õiglus on suhteline ja et ellujäämiseks peab olema valmis kompromissideks, mis hävitavad hinge. Üks kõige traagilisemaid näiteid sellest on lugu mehest nimega Anton Mägi, kes oli enne sõda olnud lihtne talutöömees ühes Järvamaa mõisas. Ta oli aus, töötahteline ja uskus Jumalasse. Ta võitles vabadussõjas mitte poliitiliste ideede pärast, vaid sellepärast, et ta uskus, et nad ehitavad paremat maailma oma lastele. Pärast sõda sai Anton väikese talu, mitte kõige parema, kuid piisava, et elada. Ta töötas päevast päeva, raius metsast puid, rajas põlde, ehitas maja. Tema naine Marja aitas teda ja nad unistasid tulevikust, kus nende lapsed saavad hariduse ja parem elu. Kuid 1924. aastal tuli Antoni juurde külla tema endine sõjakaaslane, mees nimega Oskar Tamm, kes oli nüüd kohaliku vallavalitsuse liige. Oskar pakkus Antonile äri. Üks rikas ärimees Tallinnast otsis maad, kus rajada saeveski, ja ta oli valmis maksma head hinda. Antoni maa asus just õiges kohas, jõe ääres, kus oli hea juurdepääs ja piisavalt ruumi. Oskar ütles, et kui Anton müüb, saab ta raha, millega osta parem talu mujal. Anton keeldus. See maa oli tema unistus, tema töövili, tema laste tulevik. Kuid Oskar ei võtnud ei vastu vastust. Ta tuli tagasi, seekord koos ähvardustega. Ta ütles, et kui Anton ei müü vabatahtlikult, leitakse viis, kuidas ta kaotab maa niikuinii. Võib-olla leitakse, et tema dokumendid ei ole korras või et ta on rikkunud mingeid määrusi. Anton uskus ikka veel, et seadus kaitseb teda. Ta läks valda, ta läks kohtusse, ta kirjutas kaebusi.
Kuid iga kord sai ta sama vastuse, tema dokumendid uuritakse, asi võtab aega, olge kannatlik. Kuud möödusid ja Anton hakkas nägema, et süsteem ei tööta tema kasuks. Kõik need inimesed, kellelt ta abi otsis, olid seotud omavahel, nad kuulusid samasse võrgustikku, mis tahtis tema maad. Lõpuks 1925. aastal sai Anton ametliku teate, et tema maa võõrandatakse avalikes huvides, et rajada seal tööstusettevõte. Kompensatsioon oli naeruväärselt väike, vähem kui pool sellest, mida ta oli ise sinna investeerinud. Anton seisis oma maja ees, vaatas oma kätetööd, oma unistust ja mõistis, et ta on kaotanud. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud nõrk või laisk, vaid sellepärast, et ta uskus süsteemi, mis oli alates algusest mõeldud teda petma. Ta võttis selle väikese kompensatsiooni, ostis väikese tüki maad kaugel mägises piirkonnas ja üritas uuesti alustada. Kuid midagi oli temas murdunud. Tema usk, tema lootus, tema moraal, kõik see oli kadunud. Maria nägi, kuidas tema mees muutus. Anton, kes oli olnud alati optimistlik ja tugev, muutus vaikseks ja kinniseks. Ta hakkas jooma, mitte palju, kuid piisavalt, et unustada. Ta ei rääkinud enam tulevikust, ta ei unistanud enam. Ta lihtsalt elas, päevast päeva, nagu masin. Nende lapsed kasvasid üles nähes isa, kes oli kaotanud usu kõigesse. Ja kui Anton suri 1939. aastal, vaevalt 50-aastaselt, oli tema viimane soov, et tema lapsi ei pandaks kunagi usaldama riiki ega seadust. See oli tema pärand, mitte maa, mitte rikkus, vaid kibedus ja pettumuses, mis kandus edasi põlvest põlve. Antoni lugu ei ole unikaalne. See kordus tuhandetes peredes üle kogu Eesti. Maareform, mis pidi tooma vabaduse ja õigluse, tõi paljudele ainult uue vormi orjust süsteemi vastu, mida nad ei saanud mõista ega kontrollida. Ja kõige hullem oli see, et see süsteem õpetas inimestele, et ausus on naiivne, et seadus on nende jaoks, kel on võim ja et ellujäämiseks peab olema valmis loobuma oma põhimõtetest. See oli moraalne katastroof, mille tagajärgi me tunneme veel tänapäevani. Kas me oleme valmis tunnistama, et meie rahvusliku uhkuse allikas oli samal ajal ka meie moraali hävitamise algus? Kuid oli ka neid, kes ei murdunud. Neid, kes vaatamata kõigele jätkasid võitlemist, mitte relvadega, vaid tõega ja mälestusega. Üks neist oli õpetaja Alma Kask, kes töötas väikeses maakoolis Lõuna-Eestis. Alma oli näinud, kuidas tema õpilaste vanemad kannatavad, kuidas nad kaotavad oma maad, oma lootusi, oma usku. Ta otsustas, et tema ülesanne on mitte ainult õpetada lastele lugemist ja kirjutamist, vaid ka õpetada neile tõde. Mitte ametlikku tõde, mida räägiti pidupäevakõnedes, vaid tõelist tõde, mida ta oli näinud oma silmaga. Ta rääkis lastele lugusid nende vanavanemadest, kes olid töötanud mõisates, kes olid võidelnud vabaduse eest ja kes olid seejärel petetud nende poolt, keda nad usaldasid. Alma ei teinud seda avalikult, ta ei kirjutanud artikleid ega pidanud kõnesid. Ta tegi seda vaikselt oma klassiruumis, kus ta uskus, et tema sõnad on kaitstud. Kuid keegi rääkis. Üks lapsevanem, kes oli seotud kohaliku võimuga, kaebas Alma peale. Teda kutsuti koolijuhataja juurde ja hoiatati. Talle öeldi, et kui ta jätkab selliste kahjulike ideede levitamist, kaotab ta oma töö. Alma seisis valiku ees, kas jätkata tõe rääkimist ja kaotada kõik või vaiki ja ela edasi teadmisega, et ta on reedetud oma põhimõtteid. Ta valis tõe. Ta jätkas õpetamist samal viisil ja 1926. aastal ta vallandati. Alma ei leidnud enam kunagi tööd õpetajana. Ta elas ülejäänud elu vaesuses, toetudes oma endiste õpilaste ja sõprade abile. Kuid ta ei kahetsenud kunagi oma valikut. Ta uskus, et tõde on tugevam kui võim, et mälu on tugevam kui propaganda. Ja ta oli õigus. Paljud tema endised õpilased, kes said hiljem ise õpetajateks, kirjanikeks, ajakirjanikeks, kandsid endas neid õppetunde, mida Alma neile andis. Nad ei unustanud kunagi, et ajalugu ei ole ainult see, mida võitjad kirjutavad, vaid ka see, mida kannatajad mäletavad. Kas Alma ohverdus oli mõttetu? Või on just sellised inimesed nagu tema need, kes hoiavad ühiskonna südametunnistust elus, isegi kõige pimedamatel aegadel? Täna, kui me vaatame tagasi 1919. aasta maareformile, näeme me kahte täiesti erinevat pilti. Üks pilt on see, mida meile õpetatakse, suur rahvuslik triumf, mis päästis Eesti riigi ja lõi tugeva keskklassi.
Teine pilt on see, mida arhiivid ja mälestused meile räägivad, tohutu varade ümberjagamine, kus uus eliit rikastus rahva nimel, samal ajal kui tuhanded tavalised inimesed kannatavad, kaotavad ja murduvad. Mõlemad pildid on tõesed. Küsimus on, kumba me tahame näha ja kumba me tahame mäletada. Kas me oleme valmis tunnistama, et meie ajalugu on keeruline, vastuoluline ja sageli traagiline? Või eelistame me jätkata mugavat müüti, mis laseb meil magada rahulikult, teadmata, millise hinnaga see rahu on ostetud? Arhiivid ei valeta kunagi. Need lihtsalt vaikivad, kuni keegi julgeb neid avada. 1999. aastal, kui Eesti taasiseseisvus tõi kaasa vana süsteemi kokkuvarisemise, avanes ligipääs dokumentidele, mida oli hoitud lukustatud kappides 70 aastat. Üks noor ajaloolane, Marta Lepp, sai loa uurida Riigikontrolli salajaseid toimikuid aastatest 1922 kuni 1927. Need olid aastad, mil maareform oli juba läbi viidud, kuid selle tagajärjed alles avalikuks tulid. Marta leidis sealt midagi, mis pani ta käed värisema. 380 lehekülje pikkune raport, mille oli koostanud Riigikontrolli peakontrolör Johannes Vares 1924. aastal. See raport kandis pealkirja Riigimõisate majandamise kontroll ja tuvastatud rikkumised. Raport oli hävitav. Vares oli dokumenteerinud 183 konkreetset juhtumit, kus riigimõisate valitsejad olid süstemaatiliselt varastanud riigivara. Iga juhtumi kohta oli täpne kirjeldus, kellele mõis kuulus, kes oli valitseja, mis oli varastatud, kuhu see müüdi ja kes sai kasu. Nimede nimekiri oli nagu kes Tööerakonna ja selle liitlaste seas. Seal olid ministrite sugulased, parlamendiliikmete äripartnerid, kõrgete ametnike vennad ja pojad. Vares oli isegi arvutanud kogu kahju suuruse, üle 2 miljoni krooni, mis oli tolle aja kohta astronoomiline summa, võrdne umbes veerandi kogu riigieelarvega. Kuid kõige šokeerivam ei olnud see, mida raport sisaldas, vaid see, mis sellega juhtus. Raporti viimane lehekülg kandis märget, esitatud peaministrile Otto Strandmanile, 60. märts 1924. Vastus, asi vajab täiendavat uurimist. Edasi ei toimetatud. Marta istus seal arhiiviruumis, hoides käes dokumenti, mis oleks pidanud lõhkestama kogu poliitilise süsteemi. Kuid seda ei juhtunud. Vares oli teinud oma töö, ta oli paljastanud tõe, kuid süsteem oli selle lihtsalt neelnud ja seedinud. Marta otsis edasi. Ta leidis Varese isikliku kirjavahetuse. Seal oli kiri, mille Vares oli kirjutanud oma vennale 2 kuud pärast raporti esitamist. Ma mõistan nüüd, et ma olin naiivne. Ma uskusin, et faktid räägivad enda eest. Kuid ma ei mõistnud, et need, kellele ma fakte esitasin, on ise osa süsteemist, mida ma püüdsin paljastada. Nad ei saa mind kuulda, sest kuulmine tähendaks nende enda hävingut. Vares jätkas oma tööd veel 2 aastat, kuid ta ei kirjutanud enam ühtegi sellist raportit. Ta oli õppinud vaikima. Kuid arhiivid sisaldasid veel midagi. Marta leidis teise toimiku, mis oli märgistatud lihtsalt numbritega, toimik 372. Seal sees olid koopiad erakirjadest, mida oli konfiskeeritud 1925. aastal ühe baltisaksa aadliku kodust. Need kirjad olid vahetatud Otto Strandmani ja ühe saksa ärimehe vahel juba 1921. aastal, enne maareformi lõplikku rakendamist. Kirjades arutati, kuidas teatud mõisad võiksid jääda majanduslikult tootlikeks, isegi pärast konfiskeerimist. Seal oli juttu usaldusväärsete isikute määramisest valitsejateks, kes mõistavad majanduslikke reaalsusi. See oli kood. See tähendas, et juba enne seaduse vastuvõtmist oli olemas plaan, kuidas tagada, et teatud inimesed saavad kontrolli kõige väärtuslikumate varade üle. Kas see oli vandenõu? Või lihtsalt pragmaatiline kokkulepe meeste vahel, kes mõistsid, et ideoloogia ja reaalsus on 2 erinevat asja? Marta ei osanud vastata. Kuid ta teadis ühte, see, mida talle oli koolis õpetatud kui spontaanset rahvuslikku ärkamist ja õiglase ühiskonna loomist, oli tegelikult hoolikalt orkestreeritud operatsioon, kus igal osalisel oli oma roll ja oma tasu. Ja need, kes maksid hinna, olid need, kes ei olnud kunagi selle mängu reegleid mõistnud. Marta sulges toimiku ja istus vaikuses. Väljas paistis päike, Tallinna vanalinn elas oma tavalist elu, kuid seal, selles külmas arhiiviruumis, oli ta puutunud kokku tõega, mis muutis kõike.
kui paljud teised dokumendid on veel seal, ootamas, et keegi neid leiaks. Ja kui paljud neist on juba hävitatud, et me ei saaks kunagi teada. Kuid kõige kohutavam leid oli veel ees. Marta leidis õhukese ümbriku, mis oli peidetud ühe suure toimiku vahele. Ümbrikus oli 13 lehekülge käsitsi kirjutatud märkmeid. Need olid pärit Theodor Pooli, põllutööministri isiklikust päevikust. Keegi oli need leheküljed välja rebinud ja peitnud siia, ilmselt lootuses, et need kunagi päevavalgule tulevad. Pool kirjutas seal asjadest, mida ta ei saanud kunagi avalikult öelda. Ta kirjutas sellest, kuidas teda survestati määrama teatud inimesi teatud positsioonidele. Ta kirjutas sellest, kuidas talle öeldi, et kui ta ei tee koostööd, kaotab ta oma positsiooni ja tema perekond kannatab. Ta kirjutas sellest, kuidas ta üritas vastu hakata, kuid mõistis, et ta on üksi süsteemi vastu, mis on palju võimsam kui tema. Üks lõik Pooli päevikust oli eriti valuline. Täna allkirjastasin dokumendi, mis annab käru mõisa August Tammele. Ma tean, et see mees on pettur ja varas. Ma tean, et ta hävitab selle mõisa ja varastab kõik, mis seal on. Kuid mul ei ole valikut. Strandman ise helistas mulle ja ütles, et Tamm on meie mees ja et ta peab saama selle positsiooni. Ma küsisin, mida see tähendab. Strandman vastas, et mõned asjad on poliitiliselt vajalikud, isegi kui need ei ole moraalselt õiged. Ma allkirjastasin. Jumal andku mulle andeks. Pool suri 1931. aastal, vaevalt 40 aastat vanalt, südamerabandusest. Kuid Marta mõistis nüüd, et see, mis tappis Pooli, ei olnud mitte ainult haigus, vaid ka koormus, mida ta kandis, teadmine, et ta oli osa millestki, mis reetis kõike, mida ta uskus. Marta Lepp avaldas oma leiud 1999. aastal teaduslikus ajakirjas. Artikkel tekitas lühiajalist poleemikat, mõned ajaloolased kiitsid tema julgust, teised süüdistasid teda rahvusliku müüdi lõhkumises. Kuid enamik inimesi ei lugenud seda kunagi. Elu läks edasi, uued skandaalid asendavad vanad ja varsti unustas ühiskond jälle need ebamugavad tõed. Kuid arhiivid ei unusta. Need ootavad seal, külmades ja vaikivates ruumides, täis lugusid, mida me ei taha kuulda, kuid mida me peaksime kuulma. Sest ainult siis, kui me mõistame, mis tegelikult juhtus, saame me mõista, kes me tegelikult oleme. Kas me oleme valmis vaatama oma ajaloole ausalt silma? Või eelistame me jätkata elamist mugavas valetamises, mis laseb meil tunda end kangelastena, mitte ohvrite ja kaasosaliste järeltulijatena? Võim muudab inimest. Mitte kohe, mitte dramaatiliselt, vaid aeglaselt, märkamatult, nagu vähk, mis kasvab kehas aastate jooksul. Otto Strandman, kes 1919. aastal oli olnud 44-aastane energiline jurist, täis ideaale ja usku uude riiki, oli 1927. aastaks muutunud 52-aastaseks väsinud meheks, kelle silmades oli midagi kustunud. Tema lähikondlased märkasid muutust. Tema naine Liisa kirjutas oma õele, Otto ei ole enam see mees, kellega ma abiellus. Ta ei naerata enam, ta ei räägi enam tulevikust. Ta istub õhtuti oma kabinetis, joob konjaki ja vaatab tühja punkti. Kui ma küsin, mis viga, ütleb ta, et kõik on korras. Kuid ma näen tema silmis midagi, mis mulle hirmu teeb. Strandmani keha oli samuti muutunud. Fotod näitavad meest, kes on vananenud 10 aastat 5 aastaga. Tema juuksed, mis olid olnud tumedad, muutusid peaaegu täielikult halliks. Tema nägu, mis oli olnud täidlane ja energiline, muutus kõhnaks ja kortsutatuks. Tema käed värisesid, eriti hommikuti, enne kui ta oli joonud esimese klaasi. Tema isiklik arst, doktor Emil Karu, kirjutas oma märkmetes, patsient kannatab kroonilise unepuudumise, kõrgenenud vererõhu ja seedehäirete käes. Soovitan puhkust ja stressi vähendamist. Patsient keeldub. Karu teadis, et Strandmani haigus ei olnud ainult füüsiline. See oli hingeline. See oli hind, mida ta maksis võimu eest, mida ta hoidis, ja otsuste eest, mida ta tegi. Kuid kõige hullem ei olnud see, mis toimus Strandmani kehaga, vaid see, mis toimus tema hingega. 1926. aastal, kui Tööerakond kaotas valimised ja Strandman pidi loovutama peaministri koha, andis ta oma viimasele kabineti koosolekule lühikese kõne. Üks osaleja, kes soovis jääda anonüümseks, kirjutas hiljem üles, mida Strandman ütles. Mehed, me tegime, mida pidime tegema. Me päästsime selle riigi. Jah, me tegime vigu.
jah, mõned inimesed kannatavad. Kuid ajalugu ei mõista meid selle järgi, mida me ei teinud, vaid selle järgi, et me tegime seda, mis oli vajalik. Ärge kunagi kahetse. Kuid tema hääl värises, kui ta seda ütles, ja pärast koosolekut nähti teda nutmas oma kabinetis. Kas Strandman teadis, mida ta oli teinud? Kas ta mõistis, et tema pragmaatilised otsused olid loonud süsteemi, mis reetis tuhandeid neid, kes usaldasid teda? Või oli ta veenud ennast, et eesmärk õigustab vahendeid, et riigi ellujäämine on tähtsam kui individuaalne kannatus? Me ei tea seda kunagi kindlalt, sest Strandman ei jätnud maha mälestusi ega päevikut. Ta valis vaikimise. Kuid tema keha rääkis tema eest. Iga kortsus, iga hall juus, iga värisev käsi oli tunnistus sellest, mida võim temaga tegi. Ja kui ta suri 1967. aastal, 92-aastaselt, oli tema viimane soov, et teda maetaks vaikselt, ilma suure tseremooniateta. Ta ei tahtnud, et teda mäletataks. Kuid Strandman ei olnud ainus, keda võim muutis. Kogu see põlvkond, kes ehitas Eesti Vabariiki, kandis endas seda vastuolu. Nad olid kangelased ja kurjategijad samaaegselt. Nad päästsid riigi ja reetis rahva. Nad lõid vabaduse ja lõid uue orjuse. See vastuolu sõi neid seestpoolt. Paljud neist surid varakult südamehaigustesse, alkoholismi, depressiooni. Nad ei suutnud elada koos teadmisega, mida nad olid teinud. Üks endine minister, kelle nime ei avaldata, kirjutas oma enesetapukirjas: ma ei suuda enam vaadata peeglisse. Ma näen seal meest, keda ma ei tunne ära. Ma tahtsin olla kangelane, kuid ma sain kaasosaliseks. Andestage mulle. Arhiivid sisaldavad ka meditsiinilisi dokumente, mis räägivad oma lugu. 1920. aastate lõpus kasvas järsult südamehaiguste ja närvihäirete arv kõrgete riigiametnike seas. Arstid kirjutasid raporteid, kus nad märkisid ebatavalist stressitaset ja psühhosomaatilisi sümptomeid. Kuid nad ei küsinud kunagi, mis seda stressi põhjustas. Nad ei tahtnud teada. Sest teadmine oleks tähendanud tunnistamist, et süsteem, mida nad kõik teenisid, oli haige. Ja haige süsteem haigestab kõiki, kes selles elavad, nii ohvreid kui ka täideviijaid. Üks kõige traagilisemaid näiteid sellest on lugu Theodor Poolist, põllutööministrist, kelle päevikuleheküljed Marta Leppe leidis. Pool ei olnud algselt kuri inimene. Ta oli agronoom, kes uskus teadusesse ja progressi. Ta tahtis luua Eestisse moodse põllumajanduse, kus tehnoloogia ja haridus aitaksid talupoegadel saavutada heaolu. Kuid süsteem, mille osa ta oli, ei lasknud tal seda teha. Iga kord, kui ta üritas rakendada mõistlikke reforme, seisis ta silmitsi poliitilise survega. Iga kord, kui ta üritas karistada korruptsiooni, öeldi talle, et see on poliitiline küsimus ja et ta peab olema paindlik. Pool hakkas jooma. Algul ainult õhtuti, et magada saada. Seejärel ka päeval, et taluda. Tema kolleegid märkasid, et ta lõhnas alkoholi järele juba hommikuti. Tema käed värisesid, kui ta allkirjastas dokumente. Tema nägu muutus punaseks ja paisunuks. Tema naine palus tal otsida abi, kuid Pool keeldus. Ta ütles, et ta ei ole alkohoolik, ta lihtsalt vajab midagi, mis aitaks tal taluda. Kuid see, mida ta püüdis taluda, oli tema enda südametunnistus. Iga dokument, mille ta allkirjastas, oli veel üks reetmine. Iga kord, kui ta vaiki, kui ta oleks pidanud rääkima, oli veel üks samm põrgusse. 1931. aastal, kui Pool suri, oli ametlik surmapõhjus südameinfarkt. Kuid need, kes teda tundsid, teadsid, et see, mis tappis Pooli, ei olnud mitte ainult haigus, vaid ka häbi. Häbi selle üle, mida ta oli lubanud süsteemil enda kaudu teha. Tema matustel rääkis Otto Strandman kõne, kus ta kiitis Pooli kui pühendunud riigiametnikku ja patriootid. Kuid paljud kuulajatest teadsid tõde. Nad teadsid, et Pool oli ohver, mitte kangelane. Ohver süsteemist, mis kasutas inimesi ja viskas nad siis ära, kui nad ei olnud enam kasulikud. Kas me mäletame neid ohvreid? Või mäletame me ainult neid, kes suutsid ellu jääda ja oma lugu kirjutada? Kuid kõige kohutavam tõde ei ole see, mis juhtus nende meestega, kes olid võimu tipus. Kõige kohutavam tõde on see, mis juhtus nende tuhandetega, kes olid süsteemi allosas. Need, kes said maa, kuid mitte vahendeid seda harida. Need, kes kaotasid maa, sest nad ei osanud süsteemi mängida.
Need, kes nägid oma naabrite rikastumist ja omaenda vaesumist ning ei mõistnud, miks. Need inimesed ei jätnud maha päevikuid ega kirju. Nende lood on kadunud, nende kannatused unustatud. Kuid nende järeltulijad elavad veel. Nad kannavad endas seda pärandit, seda kibedust, seda usaldamatust süsteemi vastu. Ja me imestame, miks meie ühiskond on nii lõhestunud, miks inimesed ei usalda võimu, miks nad usuvad vandenõuteooriatesse. Kuid võib-olla ei ole see irratsionaalne. Võib-olla on see mälu, mis on kodeeritud meie kollektiivsesse alateadvusesse. Mälu sellest, et süsteem on alati petnud neid, kes usaldasid seda. Kuid kes siis tegelikult võitis? Kes olid need, kes said kõik, samal ajal kui teised kaotasid kõik? Kui me jälgime raha jälge, majanduslikku ja poliitilist jälge, mis viib poristest kaevikutest ja veristest lahinguväljadest otse uue võimu luksuslikesse kabinettidesse, jõuame me ühe nimeni, mis kordub ikka ja jälle. See nimi on Karl Einbund. Täna ei tea enamik eestlasi, kes Karl Einbund oli. Ta ei ole ajalooraamatutes, tema nimi ei ole mälestusmärkidel. Kuid 1920. aastate Eestis oli ta üks võimsamaid mehi, kuigi ta ei olnud kunagi minister ega parlamendiliige. Ta oli see, keda kutsuti halliks kardinaalseks, mees, kes tõmbas niite kulisside taga. Einbund oli pärit vaesest perekonnast, kuid ta oli tark ja ambitsioonikas. Ta õppis õigusteadust Tartu Ülikoolis ja sai advokaadiks. 1916. aastal, kui esimene maailmasõda käis, hakkas ta esindama Balti-Saksa mõisnikke nende äritehingutes. Ta õppis tundma nende maailma, nende rikkust, nende võrgustikke. Ja kui 1918. aastal saabus revolutsioon ja baltisakslased mõistsid, et nad kaotavad kõik, oli Einbund seal pakkumas lahendust. Ta pakkus, et mõisnikud kirjutavad oma vara fiktiivselt tema või tema usaldusisikute nimele ja kui olukord stabiliseerub, tagastavad nad selle. Paljud mõisnikud nõustusid. Nad ei teadnud, et Einbund ei kavatsenud kunagi midagi tagastada. Kui maareform tuli, oli Einbund juba üks suurimaid Eesti maaomanikke paberil. Kuid ta ei pidanud seda maad kaua. Ta müüs selle edasi, osaliselt riigile, osaliselt eraettevõtjatele, teenides tohutut kasumit. Raha, mille ta sai, investeeris ta uutesse äridesse, pankadesse, tööstusettevõtetesse, kinnisvarasse. 1923. aastaks oli ta üks rikkamaid mehi Eestis. Kuid tema rikkus ei olnud tema ainus vara. Tema tõeline vara oli informatsioon ja kontaktid. Ta teadis, kes võlgneb kellele, kes on seotud kellega, kes on haavatav ja keda saab ära kasutada. Einbund ei tegutsenud üksi. Ta lõi ümber enda võrgustiku meestest, kes jagasid tema visiooni ja tema meetodeid. Üks neist oli ärimees nimega August Rei, kes oli saanud endale mitu riigimõisa läbi fiktiivsete erastamiste. Teine oli pankur nimega Eduard Virgo, kes rahastab Einbundi tehinguid ja sai vastutasuks osa kasumist. Kolmas oli poliitik nimega Johannes Käär, kes tagab, et seadused ja määrused kirjutatakse nii, et need teenivad nende huve. Koos moodustasid nad oligarhia, mis kontrollis suurt osa Eesti majandusest. Nad ei olnud ametlikult võimul, kuid nad olid tegelik võim. Üks kõige skandaalsemaid tehinguid, mida see grupp tegi, oli seotud Narva jõeäärse suure metsaga. See mets oli konfiskeeritud ühelt Balti-Saksa aadlikult ja määratud riigimetsaks. Kuid 1924. aastal anti sellele metsale raieluba, mis lubas raiuda peaaegu kogu metsa. Loa sai firma, mille omanikuks oli August Rei Variisik. Mets raiuti lagedaks 2 aastaga. Puit müüdi Inglismaale ja Rootsi, teenides üle 1 miljoni krooni kasumit. Ametlikult maksti riigile raietasu, kuid see tasu oli 10 korda väiksem kui tegelik väärtus. Vahe kadus erakätesse. Kohalikud elanikud, kes olid kasutanud seda metsapõlvest põlve küttepuude ja ehitusmaterjalide hankimiseks, jäid ilma. Nad kaebas, kuid nende kaebused jäid vastuseta. Kui üks kohalik ajakirjanik, nimega Jaan Lattik, üritas seda lugu uurida ja avaldada, sai ta külaskäigu Einbundilt isiklikult. Einbund ei ähvardanud teda otseselt. Ta lihtsalt selgitas reaalsust. Ta ütles, et Lattiku ajaleht sõltub reklaamidest ja et need reklaamid tulevad firmadest, mida kontrollivad Einbundi sõbrad. Ta ütles, et kui Lattik avaldab selle loo, kaotab ajaleht oma sissetuleku ja peab sulgema. Ta ütles, et Lattikul on perekond, lapsed, kes vajavad haridust.
Ta ei öelnud, ära avalda, kuid sõnum oli selge. Lattik ei avaldanud lugu. Ta jätkas ajakirjanikuna, kuid ta vältis edaspidi kõiki teemasid, mis puudutasid Einbundi või tema võrgustikku. Ta elas edasi, kuid ta kandis endas häbi, et ta oli valinud oma perekonna tõe ees. Einbundi võrgustik ei olnud ainult majanduslik, see oli ka poliitiline. Nad rahastas erakondi, mõlemat poolt, et tagada, et ükskõik kes võidab, on neile võlgu. Nad palkasid advokaate, kes kirjutasid seadusi nende kasuks. Nad ostsid ajakirjanikke, kes kirjutasid neist positiivselt või vähemalt vaikisid nende tegudest. Nad lõid süsteemi, kus demokraatia oli ainult fassaad, samal ajal kui tegelik võim oli kontsentreeritud väheste kätte. See ei olnud vandenõu klassikalises mõttes. See oli lihtsalt see, kuidas süsteem toimis. Ja see toimis suurepäraselt nende jaoks, kes teadsid, kuidas seda mängida. Kuid iga süsteemil on oma hind. Einbund elas luksuses, kuid ta elas ka hirmus. Ta teadis, et tema rikkus oli ehitatud pettusele ja manipulatsioonile. Ta teadis, et on inimesi, kes vihkavad teda, kes tahaksid teda hävitada. Ta elas kindlustatud majas, kus oli alati 2 ihukaitsja. Ta ei usaldanud kedagi, isegi mitte oma lähimaid partnereid. Ta magas halvasti, nägi õudusunenägusid. Tema isiklik arst kirjutas, et Einbund kannatas kroonilise ärevuse ja paranoiliste episoodide käes. Võim ja rikkus ei toonud talle õnne, need tõid ainult rohkem hirmu ja isolatsiooni. 1914. aastal, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti, oli Einbund üks esimesi, keda arreteeriti. Tema vara konfiskeeriti, tema firmad suleti, tema võrgustik purustati. Ta saadeti Siberisse, kus ta suri 1943. aastal, külma ja nälja käes. Tema surm ei olnud kangelaslik ega traagiline. See oli lihtsalt lõpp mehele, kes oli elanud manipulatsiooni ja ahnuse nimel ja kes maksis lõpuks hinna. Kuid tema pärand jäi. Süsteem, mille ta aitas luua, süsteem, kus võim ja raha on kontsentreeritud väheste kätte, kus seadused teenivad rikkaid ja kus tavalised inimesed on ainult mängunupud, see süsteem ei kadunud koos temaga. See muutus ainult oma vormi, kuid selle olemus jäi samaks. Täna, kui me vaatame Eesti ühiskonda, näeme me samu mustreid. Näeme oligarhe, kes kontrollivad majandust. Näeme poliitikuid, kes teenivad rikkaid. Näeme ajakirjanikke, kes vaikivad ebamugavatest tõdedest. Näeme tavalisi inimesi, kes ei usalda süsteemi, sest nad on õppinud, et süsteem ei ole nende jaoks. See ei ole juhus. See on pärand. Pärand sellest, mis juhtus 1920. aastatel, kui me lõime oma riigi ja samal ajal lõime ka oma esimese oligarhia. Kas me oleme valmis tunnistama seda pärandit? Kas me oleme valmis küsima, kes täna on Karl Einbundid, kes tõmbavad niite kulisside taga? Või jätkame me mugavat elamist, teeskleme, et me elame demokraatias, samal ajal kui tegelik võim on jälle kontsentreeritud väheste kätte, kes ei vasta kunagi oma tegude eest? Kujutage ette, et te olete üks neist vähestest väljavalitud inimestest, kes teadis Otto Strandmanist ja tema lähikonnast absoluutselt kõike. Iga varjatud kokkulepe, iga salajane pangaarve, iga hämar tehing, mis tehti noore riigi päästmise sildi all, oli teie silme all ja sageli ka teie enda allkirjaga kinnitatud. Te teadsite täpselt, millised luksuslikud mõisad olid juba ammu enne seaduse vastuvõtmist määratud minema poliitilistele liitlastele ja millised soised, elamiskõlbmatud maatükid jäeti lihtsatele sõduritele. Nüüd kujutage ette, et ühel hetkel peate te valima oma isikliku lojaalsuse, oma perekonna turvalisuse ja puhta südametunnistuse vahel. 1920. aastate lõpus seisid mitmed tööerakonna siseringi liikmed just sellise valiku ees, mis muutis igaveseks meie riigi ajalugu ja moraali. Mis sundis neid mehi, kes olid koos ehitanud uue riigi vundamendi ja jaganud ühiseid aateid, lõpuks oma juhti ja oma rahvast reetma? Avalikkuse ees kandis Strandman alati laitmatut maski, esinedes kui külmavereline ja pragmaatiline riigimees, kelle ainsaks eesmärgiks oli Eesti Vabariigi püsimajäämine ja rahva heaolu. Ta pidas sütitavaid kõnesid Asutavas Kogus, kinnitades rahvale, et iga konfiskeeritud mõis ja iga jagatud maatükk teenib ainult üllast rahvuslikku huvi, murdes 700 aastat kestnud orjuse. Kuid selle särava fassaadi taga eksisteeris teine, palju tumedam reaalsus, kus riigi vara jagati omadele ja kus poliitiline lojaalsus osteti kinni tulutoovate viinavabrikute ning riigimõisatega.
See oli hoolikalt varjatud topeltelu, kus päeval kirjutati alla õiglastele seadustele, kuid öösel jagati saaki nagu sõjasaaki, varjates oma tegelikke motiive isamaaliste loosungite taha. Need vähesed, kes kuulusid sellesse salajasse gruppi, teadsid täpselt, millist ränka hinda tuli maksta selle poliitilise stabiilsuse ja isikliku rikastumise eest. Nad nägid oma silmaga, kuidas endised aatelised vabadusvõitlejad muutusid kiiresti küünilisteks ärimeesteks, kes kasutasid riigiaparaati oma isikliku rikkuse kasvatamiseks, unustades need, kes olid valanud verd kaevikutes. Iga kord, kui mõni aus ametnik püüdis sellele süsteemsele korruptsioonile tähelepanu juhtida, vaigistati ta kiiresti ja halastamatult just sellesama siseringi poolt, kasutades ähvardusi ja väljapressimisi. See oli vaikimise vandenõu, mis sidus neid mehi tugevamini kui ükski seadus või aade, sest nad kõik olid osalised selles suures riisumises ja kartsid paaniliselt tõe päevavalgele tulekut. Kuid selline pingeline topeltelu ei saa kesta igavesti ilma, et see hakkaks seestpoolt hävitama neid, kes seda iga päev elavad ja oma südametunnistust maha suruvad. Aastate möödudes hakkasid ilmnema esimesed mõrad selles hoolikalt ehitatud vaikimise müüris, kui ahnus kasvas suuremaks kui hirm paljastamise ees ja vanad liitlased pöördusid üksteise vastu. Mõned siseringi liikmed hakkasid nõudma suuremat osa saagist, ähvardades vastasel juhul avalikustada need salajased dokumendid, mis tõestasid kogu maareformi varjatud eesmärke ja tegelikke kasusaajaid. See sisemine võitlus võimu ja raha pärast ähvardas hävitada mitte ainult tööerakonna, vaid kogu noore riigi usaldusväärsuse, muutes kunagised aatekaaslased verivaenlasteks. Tagajärjed olid laastavad, sest see varjatud korruptsioon mürgitas aeglaselt, kuid kindlalt kogu ühiskonna moraalse kompassi ja hävitas inimeste usu õiglusesse. Inimesed, kes olid uskunud uude ja õiglasesse riiki, nägid nüüd, kuidas uued isandad käitusid täpselt samamoodi nagu vanad baltisaksa parunid, keda nad olid sajandeid vihanud. See sügav pettumus külvas seemned usaldamatusele, mis saatis meie riiki läbi kogu esimese iseseisvusaja ja mille varje me tunneme oma ühiskonnas isegi täna. Kuid kes tegelikult teadis kogu tõde selle topeltelu ulatuse ja nende salajaste kokkulepete kohta? Ja kas need, kes seisid selle püramiidi tipus, mõistsid kunagi, millise korvamatu kahju nad olid teinud oma rahva hingele? Meenutage korraks seda inimest, keda te usaldate siin maailmas kõige rohkem, kelle kätte te usaldaksite kõhklematult oma elu ja oma perekonna saatuse. Nüüd kujutage ette, et just see inimene reedab teid teie elu kõige mustemal ja raskemal päeval, lüües teile noa selga siis, kui te seda kõige vähem ootate. Just nii juhtus tuhandete lihtsate Eesti inimestega, kes olid usaldanud oma juhte ja uskunud, et maareform toob neile lõpuks ometi kauaoodatud õigluse. Keegi sealt kõige lähemast ringist, keegi, kes rääkis kõige valjemini isamaa armastusest, müüs nad maha isikliku kasu nimel ja see reetmine on püsinud saladuses aastakümneid. 1920. aastate keskel tehti veel üks viimane, meeleheitlik katse päästa maareformi algne, puhas idee ja peatada riigivara massiline riisumine. Rühm ausaid ametnikke ja ohvitsere valmistas ette salajase plaani, et tuua avalikkuse ette kõik need dokumendid, mis tõestasid poliitikute ja ärimeeste varjatud kokkuleppeid. Nad kogusid tõendeid kuude kaupa, riskides oma karjääri ja vabadusega, et paljastada see tohutu ebaõiglus, mis oli muutnud rahvusliku unistuse kitsa kildkonna rahamasinaks. See pidi olema viimane võimalus puhastada noor riik korruptsioonist, tuua süüdlased kohtu ette ja anda maa tagasi neile, kellele see tegelikult kuulus. Kuid see hoolikalt ettevalmistatud plaan oli määratud läbikukkumisele juba enne, kui see jõudis alatagi, sest reetur oli nende endi ridades, kuulates pealt iga nende sõna. Üks nende kõige usaldusväärsematest liitlastest, mees, kes oli ise võidelnud vabadussõja kaevikutes, viis kogu kogutud informatsiooni otse nende inimesteni, keda nad püüdsid paljastada. See oli saatuslik löök, mis hävitas viimasegi lootuse õiglusele ja kindlustas uue, korrumpeerunud eliidi võimu aastakümneteks. Ausad mehed jäid täiesti jõuetuks, nende nimed kustutati ajaloost ja nende ohvrid unustati. Kuid küsimus jääb, kas keegi neist, kes said osa sellest varandusest, mõtles kunagi nendele, kelle selgroog nad murdsid.